Täna ma ütlen tere lastevanematele. Tahtsin teha niisuguse väikese tutvustava video, mis siis räägib teile, miks me teeme seda ja mida me üldse teeme. Meie käest on palju küsitud, et kas need harjutused on head selle ja teise jaoks. Et nüüd me tahame teile öelda seda, et need harjutused on head selleks, et tugevdada näolihaseid ja keelelihaseid. Ning me hakkame tegema teile ka erinevate häälikute treenimise jaoks niisuguseid videosid. Aga kõige põhilisem asi, mis meie tahame teile edasi öelda, on see, et hoidke laste õppimise rõõmu. Tehke kõike läbi mängu. Sest et antud vanus, kes peab treenima enda näo- ja keelelihaseid, on mängulises vanuses veel. Ja peale selle, kui te treenite enda laste kõnet, siis kindlasti öelge neile seda, et te ei tee seda nagu kiusamise pärast, et kui te terve päeva jooksul parandate lapsel sõnu, siis mingi hetk võib juhtuda, et laps tunneb, et see on tema suhtes nagu kuidagi halvasti mõeldud näiteks. Et seda vältides küsige laste käest luba. Küsige luba hommikul, et kas ma tohin terve tänane päev parandada sinu kõnet. Ja väga tihti nad ütlevad jah, ja see on okei. See näitab, et olete samal poolel. Et seda tuleb teha alati sõbralikult, pehmelt, armastusega. Ja mänguliselt, mis on meie mõte. Peale selle proovige tuua teadlikkus keeleharjutuste peale. Proovige tuua teadlikkus keeleharjutuste peale. Ehk siis filmige oma lapsi. Filmige, kui nad räägivad. Filmige nende kõnet. Salvestage nende juttu ja kuulake pärast koos nendega, et nad hakkaksid kuulama, kuidas nad räägivad. See oli meie Räpina logopeedi soovitus ja see töötab väga-väga hästi, sest laps saab siis aru, kui ta ütleb kala ja kana, ütleb kogu aeg kana. Et proovike siis mitte olla norivad, olge hästi loovad, hästi leidlikud, kasutage digivahendeid selleks, et teil oleks koos lapsega võimalik arendada oma kõnet ning teadlikkus. Aitäh teile!